Õppematerjalides tutvusid tabeliga, milles oli juttu traumatüüpidest. Kirjeldasin seal 3 traumatüüpi, nimetades neid esimest ja teist tüüpi traumadeks ning arengutraumaks. Kogemuste sellisel viisil rühmadeks jagamise mõte on korrastada teadmist traumakogemuse kohta. Selles videos räägin ma täpsemalt lahti, mil moel need tüübid omavahel erinevad. Alustame esimest ja teist tüüpi traumadest. Esimest tüüpi trauma tähendab ühekordset, enamasti täiskasvanu eas, ent vahel ka lapseeas toimunud traumaatilise sündmuse järgset kogemust. Seda tüüpi kogemus tähendab oma sisult, et traumamälestus on piiritletud ja teadvustatud, mis omakorda tähendab, et hoolimata emotsionaalsest raskusest on see mälestus inimesele kättesaadav. Ta põhimõtteliselt on võimeline seda meenutama ja oskuste olemasolul seda töötlema. See kõik eeldab aga ressursse, eelkõige kognitiivseid eeldusi ja emotsiooniregulatsiooni oskusi. Täiskasvanu puhul on tõenäosus selle ressursi olemasoluks suurem kui lastel. On loogiline, et mida väiksem on laps, seda vähem on need võimed veel arenenud. Lapse puhul on alati oluliseks ressursiks täiskasvanud inimesed tema elus. Kui vanemad suudavad traumat kogenud lapsele olla toeks, siis muutub see lapsele traumast taastumise lisaressursiks ja vastupidi. Kui lapseeas toimunud traumad jäävad läbi töötamata, siis kujuneb teist tüüpi trauma. Teist tüüpi trauma hulka kuuluvad näited mis tahes traumaatilise kogemuse kuhjumise, kordumise ja eriliselt traagilise mõju kohta. Seetõttu nimetatakse seda komplekstraumaks. On kasutusel ka termin lapsepõlvetrauma, aga tuleb meeles hoida, et hoolimata suuremast tõenäosusest, et komplekstrauma on alguse saanud või toimunud lapsepõlves, ei ole kogu komplekstrauma ainult lapseeas toimunuga seotud. Võtmetegur on siingi ressursside olemasolu ja piisavus. Mida komplekssem on traumakogemus, seda väiksem on võimalus, et inimese olemasolevatest ressurssidest piisab sellega toimetulekuks ja seda eriti lapse puhul. Ma pole veel puudutanud sündmuse laadi, ka see mõjutab kogemust. Lihtsustatult saame jagada traumasündmused inimtekkelisteks, sealhulgas eriti inimestevahelised traumad, näiteks seksuaalne vägivald, ja mitte inimtekkelisteks, näiteks looduskatastroofid, aga ka suuremad õnnetused. Ka üks kord elus seksuaalse väärkohtlemise kogemine, näiteks vägistamine omaenda lähisugulase poolt võib olla piisav, et tuua kaasa komplekstraumale iseloomulikud tagajärjed. Olgugi, et tegemist on ühe sündmusega. Ja vastupidi, mitu korda elus liiklusõnnetusse sattumine võib piirduda esimest tüüpi traumaga, sest piisava toimetuleku ressursi tõttu ei ole need kogemused kuhjunud. Jäänud on veel arengutrauma. See võiks olla mitmete kriteeriumite järgi komplekstrauma tulbas. Mis teda aga sellest eristab, on see, et tegemist on traumakogemusega, mis on juhtunud ajal, esimesed eluaastad ja viisil täiskasvanute poolt hüljatusena, mis ei võimaldagi kogejal endal ehk lapsel sellega iseseisvalt toime tulla. Pisike laps sõltub oma vanematest. Seega pole lapsel sel hetkel ressursse, mida toimetulekuks kasutada. Teisalt on laps oma arengus sealmaal, kus mitmed toimetulekuks vajalikud protsessid ja võimed on veel arenemata või arenemas. See omakorda tähendab, et trauma mõjul lapse areng olulistes protsessides peetub. Selle kõrval kujunevad välja käesoleval hetkel küll vajalikud, kuid pikemas perspektiivis kahjulikud reaktsioonid, nagu emotsionaalne tuimus või inimeste mitteusaldamine. Kuna sageli on ohus just lapse kiindumussuhe temale olulise täiskasvanuga, siis nimetatakse arengutraumat ka kiindumussuhte traumaks. Inimese reaktsiooni sündmustele mõjutab ka laiem kontekst, näiteks hoiakud ühiskonnas, poliitiline olukord riigis ja maailmas, ajaloolised traumad. Need ja paljud muud tegurid ei pruugi olla teadvustatud, aga mõjutavad hoolimata sellest sündmusele reageerimise laadi ja viise. Üks näide sellest on põlvkondade vaheline trauma. Uuringutes on leitud, et näiteks holokausti ohvrite lapsed ja lapselapsed ilmutavad traumeerituse märke, kuigi nad ise ei ole sellega kokku puutunud. Traumeeritud põlvkond nii-öelda õpetab järeltulijatele oma kogemuse edasi kas otseselt, näiteks ohumärke ära tundma või kaudselt,
Näiteks olles ise trauma tõttu emotsionaalsest toest ilma jäänud, ei suuda need vanemad oma lapse emotsionaalsetele vajadustele vastata. Kokkuvõttes, traumakogemus võib viia erinevate traumatüüpide kujunemiseni sõltuvalt sellest, kellega see juhtub, millal, kui palju on parasjagu toimetulemiseks ressursse ning millistes tingimustes see kõik aset leiab.